kuidas jätkata? Ma palun enda kõrval siia Ann Marveti, kes on olnud ka Lahemaa rahvuspargi loomise juures väga lähedal seisev isik. Nii Edgar Tõnuristile kui ka kogu sellele Lahemaa loomise nõukogule. Nii et ma arvan, et kõige loogilisem ongi vist proua Anniga jätkata ja vist on mugavam. Kas tulid, kas räägid püsti või on istus parem? Ei, ma ikka räägin püsti. Ole hea, aga räägi mikrofoni sisse ilma, et... Ja see muidugi segab natuke, aga mis seal ikka. Tegelikult jätkan sealt, kust Arne oma põhiloo lõpetas, siis kui rahvuspark oli juba asutatud. Sest et mina ei olnud selle asutamisega otseselt seotud, minu side tekkis siis, kui ta oli juba olemas, aga see võitlus olemasolu eest, see jätkus ja võib-olla isegi oli pisut teravam kui enne seda loomist. Ma võib-olla pisut räägiks veel sellest rahvuspargi definitsioonist, mis oli siis vastu võetud New Delhi 1969. aasta IUCN-i peaassambleel. Vot see andis nagu õigust ja hoogu ja lootust seda rahvusparki siia rajada, sest seni, ütleme varem, rahvusparki defineeriti rohkem kui ürglooduse, väga suuri ürglooduse alasid. Aga sellest ajast nagu see uus definitsioon andis võimalusi juurde. Ja seal olid nagu põhipunktid olid need, et sellel alal peab olema hästi säilinud ökosüsteeme, mida siis säilitatakse või taastatakse. Seda peab haldama riigi kõrgem organ, see ei tohi olla eravalduses. Et selle sissepääs peab olema siis nii teaduslikule uuringusele kui ka õppeotstarbel ja puhkuse võimalusi pakkuv. Aga samas oli ka punktid, mis ütlesid, missugune ala ei sobi selleks rahvuspargiks. Et ei sobi sellised kaitsealad, mis on loodud puhtteaduslikel eesmärkidel, kus on lubadega sissepääs. Samuti spetsiifilised kaitsealad, nagu ütleme linnukaitsealad ja taimekaitsealad. Ta peab olema üldisem, ta peab haarama kogu seda ökosüsteemi ja seda ümbrust. Ja ta ei tohi olla eravalduses, ta peab olema riiklikus alluvuses. Ja kõige rohkem, mis võib-olla ärgitas neid, kes nagu olid selle rahvuspargi loomise vastu, oli 4. punkt, mis ütles, et seal ei tohi majandust arendada, ei tohi tööstust arendada ja üldiselt kogu see tegevus peab olema suunatud siis selle tegevuse lõpetamise poole. Ja sellest tookord haaras kinni meie väga autoriteetne looduskaitse tegelane Erik Kumari, kes oli raudselt selle vastu. Ta oli see on isegi teadmata, miks ta nii kindlalt, aga ta oli kindlalt selle vastu, et see Lahemaa rahvuspark mitte mingil juhul ei vasta tingimustele, ta mitte mingil juhul ei kõlba selleks, sest siin on ikkagi majandus ja seal on isegi Loksa linn ja niisugused asjad. Ja muidugi tal oli ta toetus sellele. Ja selleks, et nüüd nagu seda rahvuspargile kaikaid kodarasse loopida, ta läks isegi selleni välja, et ta tõi välja seostas seda rahvuspargi nimetust natsionalismiga. Tõnurist oma eluõhtul rääkis seda mulle, et talle tuli Moskvast tagasiside, kui Tõnurist oli teatanud, et see on üks läbinisti natsionalistlik ettevõtmine, mida veab eest kõrgel riigitüüril olev samasugune natsionalistlik tegelane. Õnneks siiski see kaigas ei läinud sinna, kus ta pidi minema ja rahvuspark siiski sündis. Aga nüüd, kui sellest rahvuspargi mõistest ja kõigest rääkida, siis muidugi olgem ausad, see rahvuspark, see nimetus, me teame ju kõik, et see nimetus on otse tõlge inglise keelest ja Ameerikas, kus loodi esimesed rahvuspargid,
ei tähendanud see midagi rahvuslikku, see oli lihtsalt riiklik kaitseala. Aga siin ühelt poolt ta äärmiselt ärritas võimu, nii Moskvas kui võib-olla ka siin, sest see sõna natsionalist oli ikka ja natsionalism oli ikka väga-väga kuri asi. Ja teiselt poolt, kui me nüüd iseendale mõtleme, siis meid see muidugi innustas. See ikka täiesti, ma kujutan ette, et kui see uus kaitseala oleks loodud, uus kaitseala tüüp, näiteks looduspark, siis ei oleks niisugust rahva kaasa tulekut olnud. Sest see oli ikka see rahvuspark, see oli midagi siukust, et omal ajal Tõnurist oli selle kohta, ütles ta ka juba tema oma eluõhtul, et see oli üks esimesi rahvuslikku aadet ja koduarmastust koondavaid ettevõtmisi sügaval stagna ajal. Midagi sellist, mida nimetatakse Eesti asja ajamiseks. Jah, tõepoolest, me võtsime seda sellisena ja tänu sellele tõesti tuli rahvas taha ja kõik see asi edenes paremini, kui ta oleks edenenud siis, kui ta ei oleks olnud rahvuspark. Nii et seal, tookord me seda lihtsalt eitasime sellepärast, et see oli vajalik, aga nii see tegelikult oli. Nüüd kui rahvuspark oli loodud ikkagi kõigest hoolimata, siis mis oli need eesmärgid? Kõigepealt oli muidugi vaja väga uurida, teda oli uuritud juba enne, see millest Arne Kaasik rääkis, aga oli vaja põhjalikumalt uurida. Oli vaja tõepoolest pidurdada seda majandust siin kui seal, et siiski rahvuspark mingil määral valitseks seda ala, mis on talle antud. Ja kultuuriloo poolelt muidugi oli vaja restaureerida, taastada, ehitada, seda kõike me teame, et seda siin ka tehti. Ja suuresti tänu Lahemaa fondile, mille isaks võib pidada Albert Norakut, keda kahjuks ei ole enam. Aga nüüd, et kogu seda tegevust juhtida, siis loodi Lahemaa rahvuspargi teaduslik tehniline nõukogu. Vot sellega mina olen paratamatult tihedalt seotud. Ja kui me ütleme tänapäeval mõiste mingi ettevõtte või nõukogu, siis see tekitab meis võib-olla hoopis mingeid teisi tundeid, tekitab mõtteid poliitikutest, kes oma teenete eest parteile on pandud kuskile nõukokku ja nad saavad sellest hüvitist, nad käivad seal istumas, nad ei pruugi teada sellest asjast, mida see ettevõte tegelikult teeb ja nad ei vastuta ka millegi eest. See on hoopis midagi muud. Toonane Lahemaa nõukogu oli omaette unikaalne selles mõttes, et ta oli küllaltki keerulise ülesehitusega. See nõukogu hõlmas kokku umbes 70 inimest. Ja need ei käinud mitte koos istumas, vaid igaüks tegutses omal alal. Oli loodud, see oli, formaalselt oli 12 erisektsiooni vastavalt erialale. Kõik nad ei hakanud päris tööle, aga osa neist töötas väga intensiivselt. Ja sinna sektsioonidesse olid siis koondatud oma ala parimad asjatundjad ja seejuures ka Lahemaa rahvuspargi tundjad. Ja nad tegutsesid tõesti, väga, nagu Arne ütleski enne, et nii see asi, seda tehti südamest, seda ei tehtud mitte mingi kohustuse või rääkimata rahast selle pärast. Neid erialasektsioonide üle oli siis vanemate kogu, kuhu kuulusid erialasektsioonide esimehed ja peale selle veel. Ja siis seda tööd koordineerima pidi teaduslik sekretär, mis see töö sai mulle osaks Tõnuristi soovil. Ja ma muidugi väga ei olnud just rõõmus esialgu selle üle, sest ma ei olnud kindel, mis sellest asjast kõik saab, aga see mulle osaks sai. Ja nõukogu pidigi siis kõigepealt hoolitsema selle eest, et tagatakse ökosüsteemide kaitse, andma konsultatsioone
ja korraldama teaduslikku uurimistööd rahvuspargis. Tegelikult, mis uurimistöösse puutub, siis see läks väga hästi käima, sellepärast, et tõesti oli niisugused inimesed, kes seda tahtsid teha, kes oskasid teha. Konsultatsioonide ja Lahemaa rahvuspargi suunamisega oli natuke teisiti, sest paraku mitte keegi ei olnud selles süüdi, aga lihtsalt oli juba sellesse struktuuri sisse kodeeritud konflikt. Ühelt poolt see nõukogu tahtis teha seda rahvusparki just nii, nagu need rahvusvahelised eeskirjad seda ette nägid ja lubasid nõuda, et majandus ei segaks rahvusparki ja ei rikuks neid ökosüsteeme. Aga teiselt poolt rahvuspargis olid ju ikkagi majandid, olid metsamajandid, olid kolhoosid, sohoosid, oli kalurikolhoos. Need kõik pidid elama oma elu ja mitte pahast tahtest, vaid lihtsalt nemad ikkagi pidid ajama oma asja. Nii et ja siis tulidki välja niisugused paraku niisugused konfliktsituatsioonid. Et häda oligi selles, et kuigi see rahvuspark ei olnud eraomandis, nagu ta ei tohtinud olla, ta oli riigi omandis, maa oli kuulus ju riigile. Aga toona selle oma ja omaniku asemel oli maa esmakasutaja. Esmakasutajad olid siin rahvuspargis ikkagi majandid, metsamajandid, kellel olid oma plaanid, oma raieplaanid ja igasugused muud plaanid, olid põllumajandusettevõtted ja noh, nii see asi hakkas siis käima, nemad pidid elama ja rahvuspark tahtis elada, aga rahvus ei olnud olemas, siis oli juttu palju sellest, et peaks olema looduskaitsemaa, et kui on ikka rahvuspark, siis on looduskaitsemaa ja rahvuspark on see esimene ütleja. Tegelikult niimoodi ei olnud, see ei saanudki tookord nii olla ja sellest siis tekkisid niisugused vastuolud ja need kajastuvad kõik selles, ma võtsin selle hunniku siia kaasa lihtsalt selleks, et näidata teile, et niisugune asi on olemas, see on Teaduslik Tehnilise Nõukogu arhiiv, kus on kõigi nende sektsioonide aruanded ja kirjad ja asjad ja sealt, see on nüüd tehtud 40 aastat tagasi, rohkem kui 40 aastat tagasi ja ega ma ka väga kõik ei mäleta ju, mis siin kõik oli ja siis ma palusin Lahemaalt, et kas ma võiksin selle arhiivi saada endale nii nädalaks kätte, et ma võiksin midagi meelde tuletada ja mulle tuldi vastu, ma sain selle paki endale koju ja ma lugesin selle kõik läbi ja see oli väga huvitav, sest mul ei olnud tõesti nii paljugi meeles ja ma muidugi, ärge kartke, ma ei hakka siit teile ette lugema, mis siin on, aga ma mõned asjad lihtsalt märkisin välja siit, et mis olid nagu eresamad. Kõige rohkem võib-olla on ka sellest, et probleeme tekkis rohkem seal, kus oli rahvuspargi poolel väga aktiivne tegutseja. Metsandussektsioon eesotsas Ivar Etverkiga tegi Lahemaa metsade majandamise alused. Aga need erinesid sellest, mis oli varem Tapo tehtud ja Tapo tehtu oli nagu leebem kogu metsade majanduse vastu ja siis Etvert tegi väga põhjaliku töö, kus ta ikka lausa kvartalite viisi näitas ette, kuidas kuskil peab olema, et ikkagi loodusmaastikes peavad olema looduskaitsemetsad ja reservaadid. Parkmetsad peavad olema puhkealadel ja suurte teede ääres ja siis põllumajandus ja ütleme tsoonis võivad siis olla, neid nimetati tookord mitte majandus, vaid üldsanitaarseteks metsadeks, sisuliselt need olid majandusmetsad. Ja ometi seda kõike võib-olla ka taheti, ma ei arva, et metsamehed siin olid, et nad halvad olid, aga ei tulnud lihtsalt välja, neil olid ju omad plaanid ja siis tuli ikka välja, et tehti ikkagi raiet seal, kus olid loodusmaastikud, ehitati metsateiduusi, mida ei oleks nagu tohtinud rahvuspargi seisukohalt teha,
veeti täistüvesid välja, on isegi üks konflikt oli, et Käsmu kivikülvidelt veeti täistüvedega metsa välja, mis rikkus seda kõike. Ja veel niisuguse asju. Kõige suurem ettevõtmine tookord oli, see oli siis metsanduse ja botaanika-sektsiooni ühisettevõtmine oli ühe uue reservaadi rajamine. Oli olemas Koljaku-Aandu reservaat, väga ilus, väga head ja huvitavate metsatüüpidega. Aga seal ei olnud esindatud, enamik Lahemaa metsatüüpe ei olnud seal esindatud. Ja siis me leidsime selle niisuguse piirkonna, mis oli Mustõja ja Vainupõja vahepeal, kus olid ikka suhteliselt puutumatud metsad. No mitte päris ürgmetsad, seal oli ikka mingeid vanu kraavi jäänuseid oli näha, niisugused lahukohad, mis olid kinni kasvanud ja kõik, aga mets oli ikka ilus ja looduslik. Seal puudusid teed, nii et autoga sinna väga ligi ei pääsenud. Ja mets oli väga-väga mitmekesine. Ja tookord siis saigi metsandussektsioon tegi selle ettepaneku, et tuleb 8 kvartalit, 4 rannaäärset ja 4 selle taga olevat määrata reservaadiks. Pealegi, et Lahemaa on ranniku rahvuspark ja rannakaitseala üldse ei ole ja mujal kuskil ei olnudki seda võimalik teha, sest igal pool oli asustatud rand, see oli ainuke asustamata rannapiirkond. Ja selle reservaadi ümber muidugi tekkis väga palju niisugust piikide murdmist. Ja siis oli isegi nii, et see oli nüüd üks üritus, kus sai siis teadustehniline nõukogu haaras kõiki sektsioone kuni rahvaluuleni välja. Me saatsime kõigile välja kirja, kirjeldasime seda, mis on vaja teha ja küsisime arvamust. Ja kõik, kes vastuse saatsid, need selle arvamuse, need ka positiivse arvamuse andsid, see reservaat tuleb teha. Ja mingil määral ta ka tehti, aga kui ma nüüd vaatan Lahemaa skeemi, siis ma näen, et ta ei ole mitte see, mis tookord ette pandi, sest praegune Remnispea reservaat, mis on olemas, see ei ulatu rannikuni välja. Ja tookord enne rahvusparki asutamist oli juba plaan, et see rannikule tuleb teha tee, ja just nimelt seda turismi ja puhke, ta rääkis Arne ka, et turismi ja puhkemajanduseks see rannikuala välja arendada ja kõik, nii et seda teed vist ei ole ikka ehitatud sinna, ei ole aga mingi pärast see reservaat rannikuni välja ei ulatu. Ei, nüüd tuleb vaadata seda sihtkaitsevööndina, sihtkaitsevöönd on tegelikult see sama. Selge, no vot. Reservaadi mõte oli välja antud inimeste liikumise lubamine. Selge, ja nüüd siis võib öelda, et see asi meil õnnestus, see reservaadi asi, ta on ikkagi olemas. Ja muidugi neid vastuolusid tekkis ka mujal. Geoloogia, geograafia sektsioon ei olnud nõus sellega, et tekkisid siia sinna karjäärid, sest tegelikult oli nagu mõeldud, et kui rahvuspark vajab mingit maavara, ta peab seda väljaspoolt sisse tooma. Aga tegelikult juhtus, et oli vastupidi karjäärid ja siis näiteks Juminda poolsaare tipus toodeti kivikillustikku, mis läks rahvuspargist välja. Siis oli Loksa kolhoosil hauaplaaditööstus, nad võtsid selleks Lahemaa rändrahne, muidugi mitte neid kõige suuremaid, aga ikkagi. Nii et see siis keelati neil ära, et nad võivad kasutada ainult põldudelt koristatud kive selleks. Siis Kiirovi kaluri kolhoos tegi uudismaad loodusmaastiku alal Turbuneemes ja üritas luua kalatiike Viinistule, haarates sinna ka 2 merelahte, Ulgu ja Maalahe. No need päriselt kõik ei õnnestunud, aga see uudismaa sai ikka vist tehtud. Ja isegi, need on kõik looduse poolelt ja rohkem olidki need vastuolud looduse poolelt. Fredi Toms räägib ise, mis oli arhitektuuris, ma ei puuduta seda, sest ta on siin. Aga mul on veel meeles, et isegi etnograafia sektsioonil oli kana kitkuda sellepärast, et Viitna kõrtsis olid pandud kaunistuseks välja Läänemaa vaibad. Miks on seal Läänemaa vaibad? Seal peavad olema Haljala või Kadrina vaibad.
ma ei tea, kuidas see praegu on, aga tookord Jüri Linnus küll korduvalt pahandas selle pärast, aga tulemusi ei saanud. Vist ma ei mäleta, et oleks rahvaluule sektsioonil kellegiga konflikti tekkinud, sest neil tõesti mingeid niisugusi majanduslikke kitsendusi nad ei üritanud teha. Ja nii see, ühesõnaga, ma ei hakka sellest väga pikalt rohkem rääkima. Lihtsalt oli vastandus tekkis selleks, et olid idealistid ja realistid. Meie nõukogu olime idealistid ja need, kes Lahemaal elasid, kes seda majandasid, need olid realistid. Me kumbki ei olnud halvad, aga lihtsalt see asi ei läinud kokku. Aga tookord ma mäletan, et me võrdlesime seda, siin on vanemaid inimesi palju, kes teavad ka Krõlovi valme. Krõlov oli see tuntud valmimeister, kellel oli igaks elujuhtumiks mingi olemas. Ja siis oli üks valm kass vaskast ja kokast. See jutustas sellest, et kass oli varastanud kana ja sõi seda nüüd. Ja kokk sattus peale ja ta hakkas noomima kassi. Ja pahandama ja häbistama. Ja nii kaua, kui tema noomis, siis kass sõi oma kana edasi. Ja nagu vene keeles originaalis oli öeldud, mul on isegi meeles, a vaska kušajet ta jest. Ja lõpuks, kui see kokk oma tiraadi lõpetas, siis oli kana otsas. Lahemaaga õnneks muidugi niimoodi ei läinud, muidu me ei oleks täna siin. Selle vastuolu tõttu nõukogu ja kogu selle, ütleme, majanditegemise vahel, ilmselt selle vastuolu tõttu selle nõukogu tegevus sellisel kujul lõpetati. Aga sinna ei tekkinud tühja kohta, sest see Lahemaa uurimistöö ja Lahemaa plaanide ja arenguplaanide tegemine anti Metsainstituudile. August Örd oli selle ees väga, väga tubli ja süvenenud mees. Ja tema mitte siis ainult looduse osas, vaid ka ta haaras ka kultuuriloo osa. Ja nii, et see uurimine läks ikkagi edasi ja Lahemaal on ilmunud ju teoseid, nagu te teate, kokkuvõtted ja uurimistöid. Ja no mis ma siis veel ütlen. Vaat jah, seda vastuolu nüüd sellest uue Metsainstituudi töörühma ja kohalike vahel ei tekkinud seetõttu, et see uurimisrühm ei nõudnud tagasisidet, mida nõukogu väga agaralt nõudis. Ta tegi oma tööd, tehti uurimused, anti ka soovitusi, aga kas neid soovitusi täideti või kuivõrd täideti, seda tagasisidet ei nõudnud. Ja eks neid ikka täideti ka. Kui ei oleks üldse täidetud, siis jällegi rahvusparki poleks olemas. Aga ta on olemas. Ja see on hea, miks me muidu siia tulime, meil on hea meel, et ta on olemas. Muidugi ta on muutunud, see rahvuspark pole selline, nagu ta oli 45 aastat tagasi. Ja see on osalt täiesti loomulik, sellepärast, et juba loodus iseenesest muutub. Ainult rabad on niisugune ökosüsteem, mis püsib sajandeid, kui talle just väga rängalt kallale ei minda. Ja võib-olla ürgmetsad ka. Aga kõige rohkem ehk on muutunud siin pärandkooslused, need, mis just sajandeid on püsinud inimtegevuse toel. Need ilusad lookadastikud on paljult võssa kasvanud, puisniidud kipuvad kinni kasvama, rannaniidud. No sinna ei ole midagi parata, sest et neid ei kasutata enam niimoodi. Ja ma tean, et rahvuspark on püüdnudki näiteks Muuksi linnamäel raiet teha, puhastada uuesti, aga kui neid lambaid ikka kogu aeg seal peal ei ole, ega ta siis ei taastu ilmselt päriselt. Ma ei tea, kuidas see olukord on seal, aga ma tean, et siin tehakse, püütakse ja küllap see elu ikkagi siin edasi läheb ka. Miks mul see suur hunnik siin kaasas on, ma tõin ta just siia ja ma jätan ta praegu siia laua peale selleks, et anda teile teada, kui keegi tahab, kui keegi tunneb huvi selle vastu. Ta oli niisugune idealistide kamp, kes tahtis teha kõigi reeglite kohast rahvusparki kunagi. Siis see on tõesti huvitav materjal, mul endal oli küll väga huvitav lugeda. See arhiiv kuulub Lahemaale
ja koha peal võivad seda kõik lugeda, kasutada nii praegused inimesed kui ka võib-olla pakub see eriti võib-olla huvi just isegi tulevastele põlvedele, kes ise ei mäleta neid asju, kuidas seda rahvusparki kunagi alustati. Ja ma usun, et sellest, kuidas rahvuspark on muutunud, räägib ehk homme Elle Linkrus teile, kes on põline lahemaalane, kes on siin sündinud kasvanud ja kes teab, milline ta välja nägi 70 aasta eest ja 40 aasta eest ja arvatavasti teab ka tema praegust. Sellega ma ehk lõpetan. Selle ma jätan praegu siia, Ave võtab ära pärast. Ja Ave käest saavad kõik lugeda, kes tahab. Tänan teid. Ja ma arvan, et meil on õnneks on tõesti aega 2 päeva, me jõuame mõtetega liikuda edasi-tagasi, aga Anni juttu meelde kuulates mul tuli meelde